Nüüd on telehommiku kööginurka kogunenud lõbus ja värvikas seltskond. Meiega on siin koos Victoria, kes on siis koolivaheajal ebaõiglaselt vara üles saetud koolitüdruk. Victoria on tegelikult ka oma vanuses Eestis vist üsna ilma vastasteta purjetaja. Tere hommikust, Victoria! Victoria kõrval on Juuso, kes on samuti purjetaja ja kes on, ma usun, vist umbes poole oma elust veetnud kõikvõimalikes spordilaagrites igal pool, kus siis nii-öelda noor karastub eluks väga mitmes mõttes. Ja me oleme kutsunud ka profi kokka Marek Revalcafeest. Tere hommikust. Ja Mareki ülesanne tegelikult täna on veidi nõudlikum kui võib-olla tavaliselt. Ta nimelt lubas meile, et ta õpetab söögi tegemist sel moel, et ka noored sportlased saavad siit inspiratsiooni ja indu, et treeninglaagrites oleks süüa ka midagi muud kui kõrbenud putru. Juuso, kuidas on sellega, kui sina alustasid treeninglaagrites? Kui vanalt sa hakkasid ise tegema süüa seal? Ütleme nii, et katsetatud sai igasuguseid asju juba hästi noorena, aga et sa ise vastutuse enda peale võtta ja treenerid enam väga aitama ei pidanud, siis ma arvan, et tegi 13-14. Victoria, sina pead ka täpselt samamoodi ise lähed laagrisse, teed ise süüa? Ja. Puder tuleb välja juba? Nii ja naa. Nii ja naa. Aga Marek saab anda näpunäiteid, siis ma saan aru täna, kuidas seda kõike lihtsalt teha. Mis tegelikult on need sinu kui profi sellised nipid ja õpetussõnad, millest me tegelikult peaksime alustama? Ma ei teagi, mina teen niimoodi, et näiteks piima ja vett pooleks ja lasen kõigepealt keema ja siis helbed sisse segada aegaliselt ja ei kõrbe kunagi põhja. Marek, see võikski olla selline, ütleme, esimene asi, kõige lihtsam asi, et kui noored tõesti hakkavad nii-öelda ise juba peavad minema oma päi, ise hakkama harjutama söögi tegemist, siis puder on see, millest võiks alustada. Ma arvan küll, see on puder hommikuseks söögiks on nii täitev ja annab nii palju nagu powerit sulle pooleks päevaks juba. Kui oleks olukord nii, et siin kokka praegu ei oleks, aga kõik need asjad oleks, kas sa näiteks täiesti ihuüksinda saaksid sellise korraliku pudru tehtud? Ma arvan, et ma saaksin söödava pudru tehtud, aga ma ei tea, kas see oleks nagu kõige parem. Aga hakkame pihta, Marek, ma arvan, et meie seisame täna Romiga kõrval, et meil on olemas inimesed, kes seda siin oleks valmis tegema, et sa võid Marek anda käsklused kätte Juusole ja Victoriale, et millega nad võiksid alustada juba ja me saame siis siin samal ajal kirjeldada ja uurida kõrvalt, kuidas see kõik käib. Ja, no siis paneme vee ja piima keema kõigepealt. Sa paned pool ja pool siis, jah? Ma panen pool ja pool, ütleb, et kui me paneme ühe klaasi pudruhelbeid, siis paneme 2 klaasi nii-öelda siis piima. 1 klaas vett, 1 klaas piima? Jah, just. Et vedelikku on siis mahuliselt 250 millilitrit umbes pudruhelbeid, 500 millilitrit vett või siis vee-piima segune. Nii, palun, Juuso, sa võid seda teha, ma arvan. Victoria saab samal ajal midagi muud teha. Umbes need kogused ära siia. No, siin on isegi märgitud, jah. Marek laseb ise ikkagi teha kõik. Ma panen alguse käima. Kuidas Juuso sellega on? Mis see menüü tavaliselt treeninglaagris on? Ega see peale pudru väga vist hommikul. Mis kell te tõusete tavaliselt seal? Sõltub hästi päevast, et siis kui tuul hakkab puuma, siis saame merele. See juhtub ka, võib ka öösel juhtuda. Võib ka natuke hiljem juhtuda, ütleme nii. Aga ma arvan, et ütleme puder, muna või võileib, et sealt 3 valikust 1-2 asja igal hommikul sööme, et natuke ikkagi vahet. Meil on siin näha ka, kuidas kuule, aga siin mõned mingid mereoni paella ja isegi väga uhked road valmivad siin vahepeal. Seal ma eeldan, et on mõned lapsevanemad natuke abis olnud. Kuidas see, Victoria, sellega on lood? Kas tänapäeval näiteks sinu sõbrad seal laagris, kas keegi nagu pirtsutab ka toiduga või on teil nii suur nälg seal, et kõik süüakse ära? Enamjaolt süüakse ära, kui tavaliselt olen mina ja need nooremad just need, kes pirtsutavad pigem selle toidu pärast. Mis sulle ei meeldi? Mida sa ei söö? No muidu kodus ideaalis putru ei sööks, aga treeninglaagris nagu väga vahet ei ole tegelikult. Aga kuidas selle isuga ikkagi on, et kui sa oled ikkagi mitu tundi olnud merel, kas siis on selline, nagu öeldakse, hundinälg, et sööks tegelikult mida iganes või? Ja on. No nii. Et see isu tuleb ikka korralikult. Seal vist jah, arvestades kui palju. Kas te võtate kaasa ka tavaliselt midagi paatele? Enamasti on mingid makaronid või midagi kaasas. Kuidas on, Juuso? Kuivainet põhimõtteliselt kaasa võtta, jah. Aga võtate ka ja teete siis täitsa seal nii-öelda keset kallist treeningaega vahepeal süüa? Ütleme nii, et
me võtame tavaliselt Eestist lõunamaale mingit natuke kuivaainet kaasa, kui me varustuse autoga lähme ja sadamasse ikkagi teeme ka alati lõuna kaasa. Okay. Pikad päevad on merel ja... Mul on tehniline küsimus vahepeal sulle, et millal on õige hetk helbed sisse panna, et kas peab ikkagi ära ootama selle nii-öelda keemispunkti? Ma enam-vähem ootan, kui ta hakkab keema, siis ma panen helbed sisse ja siis on veel mõni minut, et kas kasutad siin neljavile helbeid või täistera helbeid. Mina ise eelistan täistera helbeid. Kas need siin on... See on seal neljavile helbed. Silma järgi keskelt tavalised ja need ei ole mingid kiire variandid, eks? Ei ole. Eile ma näiteks tegin siin sellise kiirvariandi, kui hommikul on aega tõesti vähe, et täistera helbed, maitstamata jogurtiga, natuke mett, soola, segasin segamini, külmutatud marjad peale, hommikul ärkad, sul on pudru valmis. Te olete teinud midagi sellist? Juusa, Victoria, ei ole? Kusjuures eile õhtul just tegin, kuna täna oli varem hommikul, aga jogurtit ei olnud, et tegin veega, et ei olnud hea. Victoria, kuidas sul? Ei ole proovinud ka? Siis me saame täna esimest korda midagi proovida. Aga sul on, Marek, palju rohkem asju siin. Mis plaan veel on? Ja ma kuulsin, et Juusol on tatriga ka halvad kogemused. Mul ka, vähemalt keegi veel. Siis parandame selle vea ja teeme täna sellise soolase tatripudru ka, mis ei ole selline võib-olla liiga blank ja lihtne, et oleks ka maitsev. Ja teeme võib-olla paar toekamat võileiba ka, et siis on kõik koos. Kuule, aga Marek, sa võid julgelt tõesti me kutsusime inimesed, sa võid lasta neil niimoodi siin kohe läheb see keema, siis ma võin lisada helbed sisse ja segada seda putru, et see põhja läheks. Nii nagu teil vist tihti juhtub. Me jätame teid siia kööki toimetama nüüd igal juhul. Nii, aga me jätkamegi siit nüüd järgmise teemaga ja meil on hea meel tervitada siin nüüd Tallinna Jahtklubi treenerit Maria Veessaart. Tere hommikust. Tere hommikust. Maria, eelmisel nädalal tuli teemaks treenimine, laste treenimine ja see, millised meetodid on õiged ja millised ei ole. Milline sinu filosoofia treenimise koha pealt on? No ma arvan, et ma ei ole nii karmikäeline treener kui siin võib-olla mõned ja võib-olla see on ka alaspetsiifiline. Et ma olen ka neid lugusid kuulnud ja lugenud ja ma hästi kujutaks ette, et purjetajaid sedasi saaks nagu treenida. Et meil on selline, ütleme, meie võib-olla edu on alles siis, kui sa oled 18 pluss ja sa pead tegelikult lapsed sinna maani nagu välja kasvatama. Et võib-olla see on karmim nendel aladel, kus on vaja edu juba suhteliselt noorelt saada, et see 13-15 vanuses, aga meil pigem väga pitsaga ei käi. Aga kuidas siis purjetamistreenerid ikkagi tulemusi saavad? Sest lapsed oma loomult võib-olla ju tahaksid vahel ikkagi laiselda ja nii. Nojah, lastad siis laisklevad vahepeal, et ega seda tulemust väga kiiresti polegi vaja saada, et pigem ongi selline pikem protsess, kasvatada nad sportlikeks, headeks, normaalseteks inimesteks ja sealt see tulemus tuleb sinna otsa siis, et. Kuidas sellega on üldse selle tulemusega, et kas see sport peab olema tulemusele orienteeritud või võib ka lihtsalt niisama käia purjetamas? Ikkagi trenni mõttes küll, aga et ma ei pea võistlustel olema kogu aeg poodiumil? Võistlustel poodiumile tegelikult mahub ainult 3 tükki. Aga sõitid on oluliselt rohkem? Ja tegelikult on neid ju purjetajaid hästi palju ja meil enda koolis ka kusagil 130 õpilast ja teistes koolides samamoodi. Kui veel rahvusvaheliselt lähed võistlema, siis purjetajaid on hästi palju, kõik ei mahu poodiumile ja tegelikult see on täiesti okei ja ma arvan, et enamus lapsi ja enamus sportsi tegelikult lihtsalt naudivad seda sporti, naudivad seda protsessi ja nendel, kelle siis tuleb tulemus, see on ainult nagu boonuseks sinna juurde, et meil on küll päris palju ka sellist harrastajaid, kes ei käi võistlemas, ei taha võistelda või ei ole seal kõige tipumad. Ja siis, kui nende käest nagu küsida, et miks sa käid või miks sulle üldse meeldib, siis ta ütleb, seltskond on lahe ja ala meeldib ja mere peal hea selline vabaduse tunne ja miks mitte. Te ütlesite, et teil on hetkel 130 õpilast, nad on ju erinevas vanuses. Et kuidas see kõik nagu kokku toimib, et kas seal on rangelt nii, et väikesed kusagil omaette, suuremad omaette või kuidas teil õnnestub neid lapsi niimoodi omavahel ka seal sobima panna? No me ikka päris palju miksime seda vanust jah, et juba sellepärast, et meil on nooremaid õdesid, vendasid ja siis tegelikult ka meie
noh, võib-olla suve selline haripunkt on alati Lohusalu laager, kus meil on läbisegi siis 8-aastased kuni 23-aastased ja tegelikult see on nagu noh, mulle endale hästi meeldib, et suuremad tegelikult õpetavad, kantseldavad väiksemaid, näitab neile eeskuju, kuidas meie koolis asjad käivad, kuidas ei käi ja väiksemad tulevad sealt ridamisi järgi, nii et noh, ise ei pea seda kasvatustööd liiga palju tegema, et tegelikult suuremad oma eeskujuga kasvatavad väga hästi neid väiksemaid. Veidikene nagu rohkem isegi elukool, kui see on nii-öelda spordilaager. Seda ka kindlasti, jah. Kuidas lastel muidu selliste eluoskustega on, et me ju tegelikult vaikselt sihime selle suunas, et kõik otsad nii-öelda kokku viia, et me tegelikult ju varsti läheme vaatame, kuidas on õnnestunud purjetajatel sellise hea ja asjaliku hommikusöögi tegemine. Aga kuidas on tänapäeva laste eluoskustega? Kas nad oskavad kas või majapidamise asju enda eest hoolitseda ja nii? Eks see nii ja naa, eks see natuke perekonnas ka kinni ja noh, tihti ikkagi, kui nad esialgu nagu meil siin laagrites hakkad käima, kas välismaa laagrites, siis noh, mõni tuleb nii, et pole enne võileiba ka teinud ja siis tegelikult kõik koos seal kambas hakkame tegema süüa, teeme putru ja pastat merele kaasa ja vaikselt õpivad, et kui meil sellised suuremad laagrid on, siis on ka mõte on nagu see, et on toimkonnad, lapsed ise teevad. Kui lapsevanemad on kaasas, siis lapsevanemad, seda näha ka, lapsevanemad natukene aitavad. Et tegelikult see toidu tegemine on selle päris suur osa sellest päevast ja ka sellest nagu õpetamisest, et need samad poisid seal näiteks ka, et kui nad väiksena alustasid, ega mingeid oskusi polnud ja viimane laager tegid nagu juba sellise paia, et anna ka olla, et Maria, lähme vaatame, mis seal köögis vahepeal toimunud on, sellepärast et Juuso ja Viktoria ja Marek on seal nüüd usinalt toimetanud, nii et sa võid ka julgelt meiega siia kaasa tulla. Vaatame, mis siin on ju valminud korralik roog nii-öelda. Marek, mida sa siis nüüd lasid teha noortel? Tegime kiiresti siis hommikupudru, kuhu me lisasime munavalget. Siin siis, et oleks ekstra valk. Ühe tegime kodujuustuga, siin on maapäklivõi, et ots mingid moosi asju me täna ei kasutanudki nende puhul. Siin on siis eile õhtul juba kokku segatud maitstamata jogurtiga ja külmutatud marjadega pudru. Kiire variant hommikul hea kohe vampsata. Väiksed võileivad, ühel kokamaale, lõhe pošeeritud muna. No, pikk päev merele, siis ma arvan, et see on väikene. Ja siis on sa tatra mingi asja ka teinud seal veel? Sükene soolane tatrapuder, päikesed tomat, värske tomat, natukene spinatit lõikasime sisse ja ka kodujuustu valguks lisaks. Ma silmanurgast jälgisin, ma vaatasin Juuso Viktoria päris tublid vist, jah? Ja, ma lasin neil päris palju ise teha ja ma sain, et Juuso vist ütles, et võtab päris palju siit endale ka kaasa. Viktoria, näita või ütle, mida sina said teha ise? Mis on sinu tehtud? Ma tegin need võileivad siin. Need on kõik täitsa sinu tehtud, jah? Pošeeri siis mune ja... Munad pošeerisime siin tegelikult Juuso ise täitsa tegi. Muna ju olla, ei pea pošeeritud. Sina õppisid midagi uut. Selle sama muna õppisingi, et see ei olnud midagi rasket, et natuke mingit hapet lisada vette, natukene ajada vesi nii-öelda segama. 2 minutit ja tehtud on. Mark, kuidas töömoraal oli? Kas nad olid nii-öelda mõttega kaasas sinuga? Ja, väga tublid olid, jah. Kuulge, aga Maria võib olla ju proovida ja testida nüüd, kuidas õpilased hakkama said. Me saame lusikad on siin olemas, nii et alustame sellest pudrust äkki. Ma tulen ka kohe appi. Ma ei teagi, kumba võtta kohe. Võta selle, siis see magusam vist. Oota, mis seal vahe oli nüüd? Kas te ise proovisite vahepeal ka? Ei proovisite? Olen proovinud. Olen proovinud, mul on hästi. Juuso on käht täis. Juuso oli puhtalt sinna pudru peal, et ta tegi. Oota, see oli maguspuder ja see oli... Nad on mõlemad sellised soolased pigem. Pigem soolased? Maria, kuidas on? Ja see maapäkslivi ei ole ka selline pigem traditsioonilist magus, kuid selline klassikaline, tavaline puhas maapäkslivi. Väga hea minu mõist. Minu mõist on ka. Võite teha küll sellist pudru. Maria võib muide välja tuua, mis on selline absoluutne hitt-toit tavaliselt purjetamislaagrites või paar tükki? No ikka pasta. Kanapasta. Kanapasta, jah. Kanapasta on vist, ma arvan, selline kõige põhilisem, mida süüakse. Ja hommikuputru ka praktiliselt alati 100% on see puder ja samal ajal tehakse lõunapasta sinna kõrval. Ma pean ühe asja. Juuso, sinul oli tatraga ka probleem, jah? Tegelikult mulle isiklikult isegi pigem meeldib, aga kuna treenerile pole meeldinud, siis ta laagrites väga päriselt, sulle meeldib. Minul on ka tatraga olnud kogu aeg probleem. Aga vaatame, kas meil õnnestub, kas Marekul õnnestub meid kuidagi ära veenda nüüd sellega, nii et... Lihtsalt, kui Juuso tatart keedab, siis seda on mingi 3 nädalaks alati. Päriselt, jah?
Marek, ütle veel, kui suur mõnes mõttes väljakutse sinu jaoks see oli, kui sulle öeldi, et sa õpetad siin kokkama selliseid noori purjetajaid, kes ka tahavad neid oskusi rakendada laagrites. Et kas see on nagu sulle kui profikokkale oli see selline veidi nuputamist, et kuidas neid motiveerida? Väga ei olnud, sest et ma ise olen ka suur hommikusöögi sõber, et tatraputru, tavalist putru, muna, omletti, mis iganes kujul tarbin igal hommikul, et pean seda hästi vajalikuks, nii et kõik tuli loomulikult. Ja lõpuküsimus, millal pääsete merele? Kõik sina? Homme lendan ülehomme merele. Viktoria, sina, millal sa merele lähed? Ma lähen märtsi lõpus Itaaliasse. Märtsi lõpus? Maria? Ülehomme lendan. Samamoodi nagu Juuso, jah? Samasse kohta. Marek, millal sa merele lähed? Merele eks varsti minema, siis kui hakkab kala käima. Ja, võt. Aitäh teile, aitäh. Ma loodan, et siit on midagi kaasa võtta ka. Marek tõestas, te kinnitate, et see on ülilihtne, saab hakkama igaüks. Ja väga kiiresti ja väga lihtsalt, jah. Suurepärane.